Tere õhtust kõigile! Meil on täna orientalistika ringis Hiina teekultuuri juttu ja tee joomise ajaloost ja filosoofiast ja teetseremooniatest on tulnud rääkima orientalist ja täpsemalt sinoloog Märt Läänemets. Ja teed serveerib seal nurgas keeleteadlane Ilona Tragel, kes on õpetanud Pekingis ka eesti keelt. Ja ta ütles siin jutu sees, et tuleb varsti ka välja eesti keele õpik hiinlastele. Ma soovin teile head kuulamist. Ja pange kirja ka nimed. Nii, tere õhtust ka minu poolt. Kõik Hiina tee huvilised. Nii, kui seda teemat sai hakata planeerima, siis tuli kohe mõte, et mis mõtet on teest rääkida. 1,5 tundi räägime teest. Et ikka katsume teha nii, et vähemalt markeeridagi saaks natukene ka mõne Hiina tee maitset. Ja ka Hiina teesid, kui kes on teesõbrad ja teehuvilised, meil on mõned poed, vähe küll, kust nime järgi saab enam-vähem tuntud Hiina tee sorte, aga kui nüüd Hiina tee maitsetega kursis olev inimene siit poest ostab teed, siis sellel teel nagu väga maitset ei olegi. Maitsega mitte kursis olev inimene leiab, Hiina tee, kui hea. Aga siis jah, see tee üldiselt, enamik teesorte, rohelise teesorte erinevalt veinist lähevad vananedes halvemaks. On mõned sordid, tuleb juttu ka, maitse saab ka, mis lähevad vananedes paremaks, aga need on pigem erandid. Enamik teesid peaks ikka jooma niimoodi, kui nad on korjatud, kuivatatud, aasta võib-olla, kui seisavad vaakumpakendis, siis võib-olla kauem ka. Aga üldiselt tee maitse käib alla, et tee tõmbab niiskust sisse. Ja sellepärast siis kutsusingi vana ja kolleegi Ilona siia, kes ma olen ka Hiinas käinud ja olnud ja natukene pean ennast olevaks kursis ka Hiina tee maitsetega, teede maitsetega. Tegelikult, kui me räägime Hiina tee, siis see on umbes sama, kui öelda, et Euroopa vein, eks ole. Prantsusmaal üksi on ilmselt sadu või tuhandeid veinisorte, igal farmil on oma rääkimata teistest maadest, nii on ka teega. Hiinas on ilmselt nii nime järgi, tehnoloogia järgi kui maakoha järgi tuhandeid kindlasti, tuhandeid eri nimega teesorte, mis küll on kategoriseeritavad viide või kuude brändi, millest me natuke näitame ka ja mida mõnda saab, esindajad saab siin maitsta. Et jah, mul on oma mõned lemmikteed ja neid ma püüan ikkagi hankida, kas sõbrad toovad Hiinast või kui ise käin, aga me nüüd Ilonaga oleme siin viimastel aegadel teest rääkinud, siis tema on nagu sellises praktilise poole pealt kindlasti suurem ekspert ja on tee kasvatajate ja tegijatega rohkem suhelnud, nii et mul on väga hea meel. Aitäh, Ilona, et sa said täna aega tulla ja teed pakkuda. Neid teesid, mida me pakume, mõned on Ilona kollektsioonist, mis tal kodus on ja mõned on minu omast ka, mille Ilona tellis minu jaoks paar kuud tagasi. Tal on viimasel ajal Hiinaga paremad suhted. Nii, aga alati,
kui teed võib juua ja hiinlased teevad seda sadu aastaid, nende jaoks ühe seltskondliku tegevuse aluseks ja teed juues võib juttu ka ajada, aga kuigi ma alustasin sellise kriitilise punktiga, et mis sellest teest rääkida, aga ikkagi räägin. Ikkagi natukene räägin, sest et võib-olla natukene tausta teada ja kuulda jälle ei ole ka paha. Või seda enam, kui äkki äratab kellestki huvi ka rohkem hakata teed jooma ja Hiina teed maitsta. Mul on mõned raamatud ka, mida ma lasen siin ükshaaval ringi käia. Näiteks lihtsalt teearmastajatele, ma ei tea, võib-olla te olete näinud, 2-3 aastat tagasi eesti keeles ilmus päris hea selline lihtne, igale ühel arusaadav käsiraamat, aga väga informatiivne. Mitte ainult Hiina, vaid maailma teesortidest ja ka õpetusest, kuidas teed teha, kuidas erinevaid sorte teha ja tee ajaloost on siin natukene ja ka igasugustest sellistest moodsamatest puuvilja ja muudest seguteedest, herbateedest. Nii et võib-olla on seda veel poest saada, kes on teesõber ja tahab veel paremaks teesõbraks saada, siis hakatuseks on see raamat igal juhul väga hea. Soovitan soojalt. Laseme selle ringi käia, et saate siis vaadata ka nii teisi raamatuid, näitan järjekorras. Nii see on lihtsalt pilt, üks teekultuuri pilt. Ma isegi ei julge öelda, kas see on Hiinast või Jaapanist, lihtsalt see on illustratiivne pilt ja tunnete ära liivajoontes sellise zen aia motiivi, kuhu on siis asetatud teekann mõne täidetud tassiga, mis on viide siis sellele, et tee joomine ajaloos ja mitte ainult ajaloos on võib-olla ikkagi ka see tee joomise või tee kui joogi leiutamine ja arendam on, vähemalt arvatakse, et on päris tugevalt seotud budistidega. Et ikkagi budistlikud kloostrid Hiinas mingil ajahetkel mängisid seda rolli, et teest, mida ütleme, et sealkandis Lõuna-Hiinas või Edela-Hiinas, kus see tee põõsas looduslikult kasvab, et teelehti tunti ilmselt juba väga ammu, kasutati arstirohuks ja supi keetmiseks ja nii edasi. Aga see, et teest hakkas selline õilis jook kujunema, see võib olla, jällegi, ei ole väga kindlad tõendid, aga ikkagi võib olla, et siin on need vahendajad olnud Hiina budistlikud kloostrid, mungad, kes avastasid, et see selline ergastav toime, mis sellel teelehtede tõmmisel on, see hoiab meele virge. Inimene võib mediteerida või mõtlust harjutada kauem kui tavaliselt. Uni ei tule nii kergesti peale ja ka selle budismi ja tee seostega on mitmeid legende, nii et see on siis üks viide või vihje, pildiline vihje tee ja zen-budismi või chan-budismi seostele. Nii, hakatuseks siis maailma teekaart, selline väga lihtne, lihtsustav, illustratiivne. Ma vaatasin, et selle tänase loengu tutvustuses oli selline väide, mis ma ise sinna panin muidugi, et tee olevat maailmas vee järel kohe kõige enam joodavam jook. No kes see neid koguseid mõõdab täpselt, aga selline lause ringi käibe tõde jälle, aga ega midagi palju nagu umbusklik selle suhtes ei saa olla ka, et see võib olla küll nii, kui me võtame kõik tee kokku, mida maailmas juuakse. Ja tõepoolest teed juuakse igal pool, siis ilmselt jäävad kõik õlled, veinid, Coca-Colad ikkagi taha. Kohvist rääkimata. Palju seda kohvi siis juuakse. Meie kandis juuakse ja ka kohvi kodumaades või kus kohvi kasvatatakse, aga teed juuakse kindlasti rohkem. Ja see kaart, ma ei tea, kui hästi ta kaugele paistab, siin on siis värvide kaupa, siin on siis põhimõtteliselt see, mida tumedam, seda olulisem on see maa, tee, tootmise ja ekspordi koha pealt. Siin numbrid täpselt ei ole, nagu me näeme, siis kõige tumedamad on Hiina ja India, tumeduselt järgmised on veel
Kagu-Aasia maad, Jaapan, Taiwan, Indoneesia ja Keenia, mis Aafrikas, mis teel Aafrikasse asja. Aga lugu on selles, eks ole, et tegelikult selles, et teest sai maailmajook, on suur osa ikkagi inglastel. Suurbritannial, kes hakkasid, kes siis salaja vedasid Hiina teepõõsa seemned välja, hakkasid neid India mägedes kasvatama, aga kuna ka Keenia oli Suurbritannia koloonia, siis leidsid, et seal looduslikud tingimused on sarnased. Viisid teepõõsad ka Keeniasse ja leidsid, ohoo, kasvab küll. Et ma olen isegi Eesti poest leidnud Keenia teed kunagi ammu, siis kui Hiinas veel nii palju ei käinud. Nii et Keenia on teekasvataja, teeeksportija maa. Noh, siis on heledamad, rohelised, kus toodetakse ka Venemaa on tume või roheline. Venemaa on suur, ilmselt siin Tšukotkal ja Kaug-Idas ei kasvatata väga palju teed. Küll aga ilmselt see Vene tee jääb kõik suurem osa Kaukaasiasse ja natukene Kesk-Aasiasse ka. Nõukogude ajal ju meil välismaa teesid ei olnud, me ostsime Gruusia ja Aserbaidžaani teed, millel olid markedi järgi mingid numbrid küljes. Olid head küll, must tee põhiliselt, aga vähemalt Aserbaidžaanis teid oli ka rohelist teed ja Kesk-Aasia omasid. Minu esimesed kogemused rohelise teega 80ndatel aastatel oli igatahes Aserbaidžaani ja Kesk-Aasia teed. Hiina teesid hakkas alles hilja tulema. Noh, ja siis on Lõuna-Ameerikas mõned maad ja veel Aafrika maad, mis olid siis Briti kolooniad, Austraalia ka. Helerohelised siis kõige heledamad need nagu tee tootmisse ja eksporti väga palju või peaaegu üldse ei panusta. Nii et see on sissejuhatuseks lihtsalt. Nii, hakkame otsast peale siis. Tee, lehed kasvavad ühe spetsiaalsel põõsa või seda võib öelda ka puuliigil, mille teaduslik nimetus on Camellia sinensis, Hiina kameelia, ja selle nii-öelda metsikult kasvav kodumaa on siis siin tänapäeva, kui riigipiire vaatame, siis Edela-Hiinas 2 provintsis, peamiselt Sichuani ja Yunani provintsis, Birma põhjaosas, kuhu jääb mägine Kachini osariik ja osaliselt ka siin Kirde-Indias, mis on tänapäeval Assami provints. Seal on teepõõsas kasvanud siis metsikult ja kasvab siia maani. Nii et siin on siis selline metsikult kasvava tee põõsa või puu näide ja siin on ka õite näide. Üldiselt nad on madalad puud, aga loodan, et Ilona püüan talle aega jätta, näitab lõpus oma Hiina reiside pilte. Ma tean, et sul ühe pildi peal oli võib-olla maailma kõige suurem teepuu, mis on 18 meetrit kõrge, mul jäi meelde ja ma ei tea, üle 30 meetri võrra diameetris. Nii et teepuu, kui ta lastakse kasvada mitusada aastat, siis ta võib kasvada ka väga suureks. Aga kultiveeritud või teeistandused näevad siis üldiselt välja niimoodi. Mäe külgedel sellised tihedad hekid meetri 20 või isegi alla meetri kõrgusega, nii et tee korjajatel ei oleks liiga kõrge korjata ja neid lehti ja tippusid lõigatakse kogu aeg ära, nii et nad ei kasvagi kõrgemaks. Ja kuigi tänapäeval on suurem osa maailmas põllutöid on mehhaniseeritud, siis on vist olemas ka mingite lõikuritega mingisugust sellist madala kvaliteedilist teed saab teha, aga üldiselt tee koristamine käib ikkagi kätega, näppudega. Naised siin oma väikeste näppudega korjavad. See on oluline sellepärast, et erinevate teesortide jaoks peab korjama erineval ajal, erinevas suuruses teelehti ja siis sellepärast on väga oluline, et kui sa tahad hakkad tegema mingid valged teed näiteks, siis tuleb võtta hästi noored lehed ära ja isegi kuni kellaajani välja tavaliselt koidikul või päikese tõusu ajal korjatakse teelehti ja sellest sõltub õudselt palju tee kvaliteet.
Noh, näiteks Hiinas, kui käia mõnes teepoes, ma mäletan, üks mu lemmik rohelisi teesid, mida siin ühes kannus on ka, Lungtsing tee, see on niisugune klassikaline kuulsam rohelise tee bränd. Terve riiul on täis Lungtsing tee 1, 2, 3, 4, noh, mingid kategooriad. Kõige kallim kategooria maksab võib-olla see Hiina nael, see on natuke alla poole kilo, noh, 2000 või 3000 jüöni. Kõige odavam teises otsas on alla 100. Et nii suured erinevused. Täpselt nagu veini kultuur jälle, eks ole. Me läheme poodi, niisugused pühapäeva veini sõbrad vaatame ikka, et ma saaks mingi 6 või 7 euroga ja enam-vähem joodava veini kätte, aga päris veinid maksavad 600-700, eks ole, mis on 670 vähemalt. Nii et teega on siis samuti. Nii, tee ajaloost siis kõigepealt natukene. No, miks seda teed üldse hinnatakse? Jah, eks me kõik teame, et tee on selline ergutava, värskendava mõjuga substants, mis seal teedes on. Ja võib-olla on pettumus, aga nii palju, kui mina keemiat ei tunne ja eri uurimist ei ole teinud, aga ikkagi nii palju, kui lugeda, siis mõned inimesed arvavad, et noh, kohvis on kofeiin, mis on nime andnud sellele, et tees peab olema mingi imeasju, aga see peamine ergutav substant teelehtides on ka kofeiin. Aga seal on veel muid asju ka, mis annavad teele hoopis teistsuguse erilise aroomi ja veel kõrval mõjusid. Nii tee ajaloost, siis mõned slaidid ja mõned märksõnad, nii et siin on üks ajalooline pilt ka, ma ei oska nüüd täpselt öelda, ma ei ole märkinud, mis ajast see on, aga igatahes vanast Hiinast, kus siis on seltskond, kus siis mehed joovad teed. Niimoodi päris rõõmsate nägudega. Kuigi, kui me jõuame sellise elitaarse tee tseremoonia juurde, siis mõned katkendid loeme ka ühest heast raamatust, siis seal öeldakse, et tõeline tee nautimine ei tohiks käia sellises kärarikkas ega kuidagi muu seas seltskonnas, vaid vaikselt ja kas üksi või kõige paremate sõpradega koos ainult, aga mitte liiga paljude sõpradega. 2, 3, 4, 5 ja need, kes on hingesugulased, mingid suvaliste jobudega koos teed juua, see ei ole õilis. Nii, aga tee ajaloost minu teadmised, noh, internetis on muidugi ka ilmselt 10 saite, kus lühemalt ja pikemalt tee ajaloost saab lugeda Wikipeediast alates või Wikipeediaga lõpetades, kus juures väga head artiklid on seal. Aga minu suuremad teadmised pärinevad eesti keeles ka üks ei ole, inglisekeelsest raamatust Tea in China, a Religious and Cultural History. Ahaa, sina tegid. Avald ära. No aga osta seda poest raamatuna ei saa. Et telgi ülejäänud peatükid ka ära. Õige, ma mäletan jah, et sa tegid. Väga tore. Anna teistele ka lugeda või pane kuhugile üles, kui veel pole pannud. No aga sinul on autoriõigus, pane kuhugile internetti niimoodi oma soid. No väga hea, siis saime teada, et 2 peatükki sellest on ka eesti keeles olemas. Nii et siin on ka see autor põhineb peamiselt siis tekstidele, mida ta on uurinud, ajaloolistele tekstidele ja püüab taastada siis selle Hiina tee ajaloo. Siin on pilte kahjuks eriti ei ole, aga muidu hea raamat. Esimeses raamatus oli pilte ka. Nii et kui keegi viitsib lugeda, et see on selline teaduslik käsitlus, mis annab tee ajaloost ja seost Hiina kultuuriga väga põhjalikult. Nii, teatud mõttes võib öelda, et tee ajalugu algab ühe tähtsam raamatu kirjutamise ja väljaandmisega Hiinas, mis ei olnud sugugi nii hirmus ammu, vaid umbes arvatakse aasta 780 paiku. Tangi riigi ajal, Hiinas oli suur Tangi riik ja igatahes ka muude allikate põhjal võib öelda, et umbes sel ajal algas Hiinas teebuum. Enne seda teed tunti lokaalselt ja võib-olla juba viimastel sajanditel enne Tangi aega ka oli levinud teatud ringkondades, eeskätt võib-olla budistlikes kloostrites. Kloostritega suhtlesid kohalikud ülikud, kes
käisid seal külas, jõid teed, said teada, jälle tore asi, viisid välja, hakati neid teepõõsaid ka, kuna kloostrid olid ka enamasti mägedes sealt oma algkodumaalt viima, eriti siis Ede-Reinas oli algkodumaa, Kagu-Hiinas kõige paremad tee kasutuskohad Fujiani provintsis, aga ka mujale vaikselt hakkas levima, aga igatahes siis kuskil 8. sajandi lõpupoole oli tee juba piisavalt tuntud ja populaarne, et siis üks kirjamees, Lu Yu nimeline kirjamees, kes oli ilmselgelt suur teearmastaja ja ka asjatundja, võttis kõik tollased teadmised kokku ja kirjutas kokku teeraamatu. Cha Tsing. See sõna Tsing, minule meeldib seda raamatuks tõlkida, aga see Tsing on siis Hiina kultuuris selline, mis ei ole mitte tavaline raamat, vaid Tsing on püha raamat. Tsingideks nimetatakse kõige pühamaid tekste, religioosseid tekste ja selliseid arustekste, nii et see teeraamat on ka nimetatud siis Tsingiks. Siin on tolle aja kõik teadmised tee kohta olemas. Ja sellel on siis 10 peatükki. Ja ka tänapäeva mõttes muidugi tolle aja teadmised, tolle aja sõnavara, täiesti teaduslik raamat. Teadmeteos teest. Nii. Esimene peatükk räägib tee päritolust, täpselt see, mida ma siin puudutasin, kust see tee pärit on, kust teda kasvatatakse, tee riistad, siin ei ole mõeldud mitte niivõrd neid kannusid ja tassisid, vaid neid riistu, mida on vaja tee kasvatamiseks ja kuivatamiseks ja ettevalmistamiseks, kõik need tööriistad nii-öelda. Tee valmistamine, see on siis ka mitte tee keetmine tuleb alles pärast, vaid kuidas korjatud teelehti korjata, kuidas neid kuivatada ja mis nendega edasi teha. Teenõud, nüüd tuleb siis see rubriik, kus räägitakse teekannudest ja tassidest ja muudest, siis kuidas teed keeta, kuidas teed juua, siis on teelood. See on siis selline peatükk, kus kirjeldatakse, see on üks pikemaid peatükke, tema aegsest Hiina ajaloost juba teada tuntud inimesi, kes on teed armastanud ja kes on tee arengusse kaasa aidanud. Siis on teekohad, kus kohas tee kasvab ja kus seda võib saada. Siis tee lihtsamalt, see on selline peatükk, kui eespool räägitakse peensusteni, siis see on kuidas nii-öelda kodustes tingimustes, kui sul kõiki need riistu ja asju ei ole, kuidas lihtsalt ka saab teed teha. Ja siis on teepildid, õpetab seda, et kuidas ka selliseid näitlikke õppevahendeid. Õieti see tuu ei ole pilt, tuu selle sõnaga tõlgitakse sellest mingi kaart või skeem, eks ole, et kuidas siis, kui raamatut ei ole, siis piltide või selliste kujulõppe või näitlikke materjale välja pandud. Ja selle pildi peal siis on see Lu Yu, keda siis peetakse peaaegult, et tee jumalaks. Hiinas on ju kombeks, et silmapaistvad elavad inimesed pärast kuulutatakse jumalateks. Teda ei ole küll jumalaks, Sheniks kuulutatud, aga ta on Xian. See on siis see, keda tavaliselt tõlgitakse immortal. Inimene, aga kes on omandanud sellised erilised võimid, et ta on seal inimeste jumalate vahepeal. Mägierak, nii et tema ka, et ta ei olnud oma teadmiste ja oleku poolest mitte tavaline inimene, vaid ta oli Xian juba. Et siis on üks selline pilt, kus ta siis on looduses, erakluses, ilmselt teepuu haru all ja joob teed. Nii, mul on üks variant, kommenteeritud hiinakeelne variant ka, siin on palju pilte sees, et kui sul see tee ajalugu saab tõlgitud, siis võta see ette. Et see tee kaanon ise on üsna väike raamat, 7000 tähemärki on väike, miks see raamat nii paks on, sellepärast, et siin on kommentaare. Kui te seda lappate, siis rasvases kirjas lõigud ainult on originaaltekst, ülejäänud on siis kõik kommentaarid. Nii, teatud mõttes siis tee raamatust see algab. Tee raamatus selle lugude osas on siis juba sel ajal kirjas see müüt. Hiinlased armastavad ikkagi kõiki häid asju, mida nad on leiutanud, viia nii kaugele minevikku, kui vähegi võimalik. Ühesõnaga võltsides ajalugu, kui karmilt öelda. Ja Hiina
sellises mütoloogilises või müütilises ajaloos räägitakse nii-öelda kultuuriheerostest või esimestest valitsejatest, kes olevat elanud kusagil 3000 aastat enne meie aja arvamist või mõned veel natukene varem. Ja üks neist esimesest 3 suurest valitsejast on siis Shen Nung ehk jumalik põllumees. Et Hiina sellises mütologiseeritud ajaloos Shen Nung oli siis tegelane, kes õpetas inimestele põlluharimist, viit teravilja. Hiinas on 5 põhilist teravilja, mida kasvatatakse, aga ka igasuguseid taimi ja ravimtaimi ja muid nende kasutamist. See on muidugi müüt. Ja siis tee kohta ka, kui tee hakkas Hiinas populaarsust võitma, siis loomulikult omistati kohe Shen Nung oli see, kes tee hiinlastele tõi ja on siis selline legend, et Shen Nung, kes siis aidates inimesi luusis mööda metsi ja siis ta otsis kasulikke taimi ja maitses kõiki. Oma naha peal tegi, mis on mürgine ja mis ei ole mürgine. Siis, mis ei ole mürgine, mis on kasulik, neid viis inimestel, mis oli mürgine, siis sai ise kannatada. Siis väidetavalt ka, et oli mingitest taimedest saanud tugeva mürgituse ja jäi nõrgaks, jäi ühe puu alla magama ja sealt puu pealt langes paar lehte talle alla. Vaatasin, väga huvitavad lehed, ei ole selliseid enne näinud. Pani suhu, sõi ära ja mürgituse mõju kadus ära ja tundis ennast järgselt. See olevat siis olnud teepuu ja siis ta hakkas neid inimestele õpetama. Teine versioon oli see, et ta selle puu all keetis. Hakkas midagi keetma, pani selle veepaja tulele ja siis kukkusid sinna veepatta mõned lehed ja ta leidiski, et see on väga väärt ja kasulik jook. Nii, see on müüt. Loomulikult teepõõsad sel ajal juba kasvasid, aga tegelik autentsed ajaloolisi allikaid me ei tea, kas inimesed nii kaugel ajal, sest isegi Hiinas ei olnud sel ajal veel kirjutatud ajalugu, me ei tea, kas sel ajal oli teed. Pigem on tegemist müüdiga, aga nendes piirkondades, mis Shen Nungi ajal 3. aastatuhande algul tegelikult ei olnud üldse veel Hiina riigi all, vaid olid kauged barbarite maad. Sealsed inimesed võisid neid lehti juba närida ka, miks mitte. Täpselt ei tea, aga põhimõtteliselt see on siis üks selline legend, mida hiinlased tänapäeval ja läbi aegadega tõsiselt ütlevad. Hiina on tee kodumaa, mis on õige ja hiinlased on teed joonud algusest peale. Nii, teine väga põnev legend, sellest tee-raamatus ei leia, see on kusagilt, ilmselt on ta Hiinas sündinud, aga Jaapani zen-budistide hulgas hästi populaarne on siis see selline ilus, natukene verine legend, et teepõõsas hoopiski tekkis kuulsa budistliku õpetaja Bodhidharma. Budismihuvilised on seda nime ilmselt kuulnud, Bodhidharma. Tema silmalaugudest. Legend on selline, Bodhidharma tuli Indiast, ilmselt üsna noore mehena Hiinasse kusagil 5. sajandi lõpupoole ja teda peetakse selle zen chan budismi, mõtlusbudismi esisaks Hiinas. Käis mööda Hiinat, oli ilmselt üsna selline markantne tegelane, karismaatiline tegelane, temast on väga palju lugusid. Aga üks lugu on siis see, et kuigi ta oli väga tark ja suur õpetaja, aga ometi ka Hiinas olles, ta siis väga palju mediteeris. Üks lugu on, et ta istus 9 aastat kuulsa Shaolini kloostri lähedal koopas, vaatas halli seina ja mediteeris kõik see 9 aastat. Nii, aga ma ei tea, kas see oli seal samas koopas siis selle loo järgi või kuskil mujal, aga ükskord ka temasugusel võimsal tüübil mediteerimise ajal silm vajus kinni ikkagi, uni tuli peale, kes mõtlusharjutusi teevad, need ikka teavad, et aeg-ajalt pool tundi istuma või kauem, siis silm võib kinni vajuda. Zenni kloostrites selle takistamises käivad ringi puumõõgaga mungad, kes siis lajatavad sulle vastu õlga, kui magama jääd, aga tema mediteeris üksi, kedagi ei lajatanud, silm vajus kinni ja ärkas üles ja siis ta oli enda peale nii vihane, et ta ei suutnud silmi lahti hoida, et ta rebis oma silmalaud ära, et silm enam kunagi kinni ei vajuks ja viskas maha. Ja
silmalaud kukkusid maha ja sellest kasvas esimene teepõõsas. Ja kui see põõsas kasvas tema jalgeest, ta vaatas, imeline asi ja selle teelehed hoidsid siis ära magama. Hoidsid und tagasi, hoidsid meele või vaimu värske, sealt olev siis esimene teepõõsas saanud. Selle legendi aluseks on see, et teelehe kuju on natukene silmalau kujuline, aga siis poditarmat tihti kunstis kujutatakse, eriti Jaapanis sellise pungis silmadega tüübina, mis siis viitab ilmselt ka sellele, et silmalaugusid ei ole, silmad ei saanudki kinni minna. Aga see teine on see, et ta oli toonitatakse seda, et ta oli võõramaalane, mitte hiinlane. Hästi suurte punnis silmadega, veidi kurja näoga. Et ta ei olnud mitte iseenesest kuri, aga ta oli kõikide nende vastu kuri ja kriitiline, kes olid rumalad ja ei saanud kodaõpetusest aru. Nii et igatahes see legend, kuigi ta on legend, eks ole, muinasjutt, viitab sellele, et teel on seos Chan-budismiga. Et ilmselt see võib viidata sellele, et just selle bodhidharma eluaja paiku, kui Hiinas oli juba kloostrisüsteem olemas, et siis kloostrites hakati teepõõsaid kasvatama, teadlikult kultiveerima ja sellest siis aineid tekitama. Need me jõuame kohe sinna ka, et esialgu ilmselt kuni Tangi ajastuni teest ei tehtud mitte sellist jooki peamiselt, võib-olla tehti ka kuigi palju. Peamine oli selline, teed kasutati eeskätt ravimina, tehti suppi ja teekooki igasugune muude lisanditega. Niisugune ravimsupp oli teelehtedest. Tänapäeval tundub üsna kentsakas. Suppi me ei tahaks saada, aga kuigi ka Hiinas päris palju juuakse teed niimoodi, et koos lehtedega ära. Kõige tuntum lugu, kes oli teelehesööja, oli seltsimees esimees Mao Zedong. Seda teetakse sellepärast, et tema ihuarst, kes töötas temaga seal paarkümmend aastat ja hiljem emigreerus, kirjutas pika oma arstipäeviku, mis ta siis Mao Zedongiga kõik seal oli ja siis üks kirjeldus oli see ka, et Mao Zedong tal olid viletsad hambad, aga ta ei pesnud kunagi hambaid. Hambad olid jõle koledad ja rohelised, sest et ta jõi palju rohelist teed ja kõik selle teelehed näris peale. Ütles, et see on tal kõige paremini hoiab hambaid, aga ei hoidnud hästi. Hambaarst ligi ei lastud isegi vanas peas. Nii et see on üks legend teest ka. Seltsimees Mao Zedong. Nii, mõned märksõnad siis, nii-öelda tegelikust ajaloost, see olid legendid. Tegelik on muidugi, jutumärkides, ajaloolaste jaoks on tegelik see, mis on allikate, eeskätt kirjalike allikate põhjal tuvastatud. Ja siis võibki panna kahte perioodi. Et tegelikult enne circa 5. sajandit, esimese aastatuhande keskpaik meie aja järgi, 1500 pluss aastat tagasi, siis teated teest on olemas tegelikult juba ikka 100 aastaid varem, ka juba sõdivate riikide ajal ja Hani keisririigi ajal, alates 3.-2. sajandist enne meie aja arvamist, on viiteid, räägitakse mingisugusest taimest, mis ei ole nüüd see kirjamärk, ei ole cha, milleni me kohe jõuame, vaid on tu, väga sarnane. Pärast me võrdleme neid märke ka. Üks kriips on ainult vähem. Et see tu oli siis mingi taim lõunast, mille lehti tarvitati. Mis oli kuigi palju tuntud, aga ilmselt mitte eriti. Ja seda tuud siis tollased sõnaraamatud või leksikonid siis defineerivad mitte kui spetsiaalse puulehti, vaid lihtsalt kibedad lehed. Spetsifitseerimata, missuguse taime lehed nad olid. Arvatakse, et võis ka olla mingi üldnimetus erinevate mingite ravintoimede lehtede kohta, aga kuna see märk on siiski väga sarnane selle tänapäevase teemärgiga, mis tuli alles tuligi sellel Tangi ajastul 8. sajandil, siis oletatakse, et seal ikkagi võis see tee ka taga olla. Ja nagu ma ütlesin, siis
valmistati peamiselt selliseid supilaadseid tooteid, kuhu pandi ka muid asju, ingverit ja selliseid raviotstarbelisi asju sisse ja ka koogid, tea cake inglise keeles, riisi ja muu stuffiga niisugused platakad, kus oli siis palju teelehti. Nii. Mingil määral ilmselt teelehti kasutatakse toiduks ka tänapäeval. Kui te Hiinast või Jaapanist ostate mingeid küpsiseid või asju, siis on teelehtedest tehtud küpsiseid ja üks väga hea teelehtedest, rohelise teelehtedest tehtud toit, ma Hiinas ei ole saanud, aga Birmas oli selline salat, vürtsine salat, kus oli teelehed ja tšilli ja mingid õli ja värk ja imehea salat. Imehea salat, ilmselt järgutab ka. Kuidas? Ei, toored, minu meelest küll toored. Nad olid siis kuidagi marineeritud või autatud niimoodi, mitte päris või aurutatud. Nad ei olnud sellised laiad nagu need värsked teelehed. Ikkagi, võimalik, et ikkagi oli sellest juba töödeldud rohelisest teest. Ma olin tarbija ja ma eriti ei huvitanud, mis nad on, keskendusin maitsele, kui ma seda süüa sain. Jah, tõenäoliselt hea. Nii. Ja nagu siis öeldud, et tõenäoliselt kuskil seal 5. sajandi kandis, 5.–6. sajand budistlike kloostrite kaudu hakkas pikka mööda levima teistesse Hiina piirkondadesse, nagu ütlesin, eriti Kagu-Hiinas Fujiani provintsis, mere lähedal. Fujiani provints on see, mis on vastu Taiwani saart, et seal on nagu kõige kuulsamad või kõige paremad tee kasvukohad. Teepuu, ta peab kasvama üsna kõrgel, 1000–1500 meetrit on parimad ja pinnas peab olema ja ka sellest, nagu jällegi veiniga võrdluseks ole, et viinamarja kvaliteet sõltub sellest, milline on pinnas, kui palju ta päikest saab ja nii edasi, siis ka teel on see, milline pinnas, kui palju on sooja ilma, kui palju on vihma, kui palju on udu, kõik sellest sõltub, nii et selles mõttes ka need teelehtede juba kasvukohast ja ilmastikutingimustest sõltuv kvaliteet võib olla väga erinev. Tehakse ühe brändi teed, aga sellest kohast tehtud lehtedest on hea tee, tollest kohast tehtud lehtedest ei ole nii hea tee. See on ja siis hiinlased, kes on siis tõelised teekurmaanid, need juba teavad, et selle brändi sellest kohast saadud tee, seda me ostame, seda me otsime igalt poolt. Sealt, see on niisugune keskmine. Ja tangeajastu algul, tangeajastu hakkas 618 peale, 7.–8. sajandil, siis ilmselt kuna riik ühendati, oli pikk rahuaeg, tekkisid tohutu suure riigi osade vahel head ühendusteed ja kaubandustingimused ja igasugused kaubad hakkasid liikuma paremini kui enne. Enne oli mitusada aastat sõdade aeg ja siis ei olnud kaubandusele väga hea. Ja ilmselt siis ka tee, mis siis kloostrites juba joodi ja mõnel pool oli, see hakkas rohkem levima ja leidma populaarsust. Nii, et siis kuskil 780 see õpetlane, see elas Ida-Hiinas ise, tee piirkondades kaugel tegelikult, tal oli juba nii palju materjali, et ta sai panna kirja tee raamatu ja on siis jällegi tekstides allikaid, mis siis väidavad, et just kuskil see teebuum Hiinas, nii palju kui on tuvastatav, see tuli väga kiiresti. Ja just umbes selle tee raamatu ilmumise ajal, 8. sajandi lõpul, et siis mingi mõnekümne aastaga oli tee vallutanud terve Hiina. Nii, aga selle ajal oli see tee ikkagi veel eeskätt selline supilaadne toode, joogid, hakkasid alles kujunema. Ja aga mis on nüüd oluline, et just ka umbes sellel ajal siis võetakse kasutusele see praeguseni kehtiv kirjamärk, mida siis hääldusi me vaatame ka standard hiina keeles, mandariini keeles hääldub cha, see tuleb siis alles sellest ajast, suhteliselt uus kirjamärk. Suhteliselt uus. Tuu oli siis vanem, kuigi keerulisem, aga selle tuu-märgid siit üks joonekene on ära võetud, ainult nii suur või väike erinevus on.
Nii ja siin on üks mingi haruldane vana fresko Tangi ajastus, kus siis ka mehed istuvad, joovad teed ja siin on siis teenijapoisid, kes siis pliidi peal seda teed siin valmistavad sellise üsna suure potiga, ei ole päris keedukannu moodi. Nii ja edasi siis Tangi ajastust edasi, teebuumist me nagu rääkisime, aga see on ka teada nii palju, et Tangi ajastul peamiselt seda teematerjali valmistati, kuivatati ja pressiti. Mingiteks brikettideks. Tänapäeval on ka see pressitud tee teatud sorte pressitakse, aga et sel ajal oli see nagu peamine. Sellistest lahtiseid kuivatatud lehti sel ajal veel ei olnud, see tulid mõnisada aastat hiljem, Sungi ajastul. Nii et kui nüüd neist teebrändidest vaadata, siis loomulikult roheline tee on kõige vanem. Rohelise tee tehnikad on kõige lihtsamad, neid ei pea nii palju töötlema kui mitmeid teisi. Musta teed näiteks, musta teed peab kääritama ja väga hoolikalt kuivatama, rohelised teed on lihtsamad. Nii et Sungi ajastul siis 10.–13. sajandini oli selline tee järgmine revolutsioon, et tekkisid siis või arendati välja või leiutati need rohelise tee kuivatamise tehnoloogiad. Ja Sungi ajastul siis kõige levinum tee, mida siis, tee oli ikkagi eliidijook, tähendab joogina ta oli eliidijook, ta ei olnud mingi üldrahvalik jook, mingid selliseid suuri massi teemajasid selle all veel ei olnud. Ja peamine tee või kuidas seda joodi oli siis see, et kuivatatud roheline tee jahvatati pulbriks. See tehnoloogia läks Jaapanisse ka. Hiinas seda pulbrilist teed tänapäeval, ma ei tea, mina olen näinudki. Aga Jaapanisse sai nagu väga omaseks ja ka need teedseremooniad läksid Hiinast Jaapanisse ja arenesid edasi ja Jaapani teedseremoonia, nagu me teame, enamasti on selle pulbrilise tee peal, mida siis segatakse, jäetakse vahtu ja tehakse igatsugu imet. Hiinas see suri välja, aga Hiinast tuli oma need teedseremooniad. Nii, järgmine ajastu oli siis mongolite ajastu, kui Hiina oli mongolite valitsemise all, ega Hiina kultuur läks edasi, ka teekultuur arenes ja mongolite ajal, kuna mongolid valitsesid nii Hiinat kui Mongooliat kui Mandžuuriat kui Tiibetit ja Kesk-Aasiat, siis mongolite ajal, kui see impeerium oli veel hulga suurem kui endine Hiina impeerium, siis see tee hakkas levima ka Mongooliasse, Kesk-Aasiasse, Tiibetisse. Tiibet on suur teemaa. On teada, et tegelikult see oli juba enne juba Sungi ajal, isegi Tangi ajal oli juba see, et ka need naaberrahvad hakkasid teest lugu pidama, siis tee oli ka valuuta, aga mongolite ajal veel või Sungi ajal eriti. Hiina keisrid vajasid sõjaväele häid ratsahobuseid. Seda osteti siis läänepoolsetelt uiguuridelt ja muudelt hobusekasvatajatelt maadelt ja peamine siis vahetuskaup oli tee, siid ka loomulikult, siidiriia, ka tee. Hiinast läksid teekoormad läände ja läänest tulid hobusekarjad tagasi ja nii see tee ka siis levis. Ja ütleme, et see praegu tuntud need teesordid ja tehnoloogiad ja ka teetseremooniad, kuidas seda tehakse teekultuur laiemalt, see on suhteliselt hiljutine, mingi ajal alles, 15-16 sajand, 17 sajand, 16 sajand peamiselt. Nii et väga huvitav, kui me nüüd vaatame tee ajalugu laiemalt, siis Hiinas tee muutus selliseks üldrahvalikuks joogiks umbes samal ajal, kui tee jõudis Euroopasse. Nii et ega sellised rahvalikud teemajad ja iga talumats jõudis teed osta ja keetis seda, see tuli ka 17-18 sajandal Hiinas, mitte palju varem. Enne seda teekultuur oli eliidikultuur. Eliidikultuurist ta jäi muidugi edasi ka, aga siis muutus üldrahvalikuks ja Euroopas umbes samal ajal. Portugal oli teerajaja, vaatame pärastpoole pilti ka. Hollandlased olid esimesed suured tee eksportijad, hollandlaste kaudu jõudis Inglismaale ja kui, ma mäletan nüüd neid nimesid, Inglismaa ajalugu on mul kehva, milline kuningas oli seal kuskil 17. sajandi lõpupoole, kes võttis endale Portugali printsessi naiseks, kes siis oli suur teejooja
ja sealt läks siis selline massilisse moodi. Kuningakoda jõi teed ja kõik hakkasid teed jooma ja tohutu nõudmine tuli tee järele Suurbritannias. Nii, et siis selline on see tee lühike ülevaade ajaloost. Nii et see peaks olema, ma õieti mäletan, siis sungiaegne maal, kusagil 11 või 12 sajand. Siin on juba siis näha, et tee on jook kannu sees, peene tilaga kann, mida siis valatakse sellisesse jaali kujulisse asja. Nüüd tee nimedest. Sellest märgist oli juba juttu. See on siis vanim, mis siis tekstides esineb juba seal kuskilt sõdivate riikide ajastust ehk esimese aastatuhande keskelt enne meie aja arvamist ja on siis ka viited, et ka Hani ajastul keisrikojas seda tarvitati mingil moel ja on vihjed sellele, et see on lõunast, kusagilt lõunast. Hiina võimkond tegelikult sinna teealadele laieneski alles Hani keisririigi ajal, viimased paar sajandit enne meie arvamist ja siis igatsugu uued põnevad asjad hakkasid, aga et see on jah, siis mingi mõruleheline taim. Teine sõna või kirjamärk tee kohta, mis on ka tänapäevani kasutusel, on ming ja spetsiifilisemalt on need siis teelehed arstirohu tähenduses. Mõnikord kasutatakse ka tänapäeval veel liitsõna charming teelehed. Siis on olemas veel sõna jia, mis siis tähistab seda teepuud, teetaime spetsiifilisemalt. Jia. Ja lõpuks siis alles kuskil seal 7. või 8. sajandil ilmub see kirjamärk, mida siis kõik tunnevad tee all, see cha märk, mis on peaaegu sama, mis tu märk, ainult siit vahelt on üks kriipsukene ära. Nii. See tähistab siis nii teepuud, teelehti kui ka teejooki. Kuigi teelehtede veel tuleb ka on liitsõna cha ye. Ye tähendab lihtsalt puulehte, cha ye. No seda siia ei ole kirjutanud. Ja selline on siis tee põhilised nimetused. Ja kui me nüüd vaatame erinevaid need teebrände mõne slaidi pärast, siis sellel chaal on siis omati ees mingi see spetsiifiline sõna, mis siis viitab sellele, missugune bränd on ta roheline või kollane või mingi muu tee. Nii, ja see peaks olema tangiaegne pilt, kus mehed joovad teed. Ja nagu näha, et siin ka on keset laud on selline pott või kaus, supipoti moodi, mitte kann. Ja siit ilmselt kulbiga võeti, et ilmselt on siin tegemist veel selle supilaadse tootega. Nii, ja nüüd sõna, see kõnekeele sõna eri vormid, eks ole. Meie teame, et see kirjamärk, mis siin on ka siis kalligraafilisel kujul esitatud cha, suurem osa hiinlasi hääldab seda siis cha, Põhja-Hiina ehk mandariini hääldus on cha. Ja ka siis kõige lõunapoolsem Hiina dialekt või keel, kantoni keeles on ta peaaegu samamoodi, on teise tooniga cha. Ma täpselt ei tea, ma kantoni keelt pole õppinud. Samal ajal Kagu-Hiinas, kus on siis see põhiline teekasvatuspiirkond, hääldub hoopis tee. Nii, siit me kohe vaatame seda nime levikut ka eri keeltesse. Siit on kohe näha, et siin on mõlemad variandid on olemas. Eestlased joovad teed. Nii, see on siis Kagu-Hiina päritolu. Huvitav, kuidas Kagu-Hiina tee meile tuli nii kaugelt. Põhja-Hiina meile palju lähemal. Nii. Vene keeles on meil mitte cha, aga chai. Ja väga paljudes türgi keeles, hindi keeles, mõnes Euroopa keeles veel on cha või chai. Nii. Kust see tee tuleb, see sõna tuleb? See kirjamärk on loomulikult hiinlaste leiutatud, eks ole. Aga arvatakse, et etümoloogiat täpselt ei tea, aga kuna on teada siis, et seal
noh, neil praegude Hiina piirialadel, kus see teetaime kodumaa on, et seal need põliselanikud Austraasia rahvastelt ka tänapäeval on veel see sõna laa või laa, slaav, ma ei tea, kuidas seda täpselt hääldatakse, et võib-olla sealt on see sõna siis nagu laenatud, kes siis tee jaoks seda kasutasid. Nii, aga miks siis mõned rahvad, kuhu see tee Hiinas siis liikus, kasutavad teed ja mõned chaad. Nii. Jaapanisse jõudis tee siis kusagil 7. sajandil, tänapäeva jaapani keeles on ta siis liitega o-cha, igatahes see cha hääldus on üle võetud. Korea keeles on samuti cha, põhja poolt on levinud. Jaapani Koreaga oli ühendus ikkagi Põhja-Hiinal. Nii, Vietnami keeles, tänapäeval selle Vietnami väga kummalise ja keerulise foneetilise tähestikuga kirjutatakse nii, aga ta hääldab kuidagi retrofleksiivselt, tähendab suula häälik mingi cha või cha. Et ikkagi ka on siis ilmselt siit Lõuna-Hiina sellest kantoni või mingist muust dialektist cha vorm tulnud. Siis India või Hiinale lähemad maad, Türgi, Pärsia ja India, kuhu siis tee levis peamiselt mongolite ajal, nende keeles on chai, i on juurde tulnud. Täpselt ei tea, miks. Üks hüpotees on see, et ongi see, et nad on võtnud selle tee nimetuseks selle Hiina mandariinikeelse liitsõna cha-ye, teelehe. Teine hüpotees on see, et lihtsalt pärsia keeles see i-liide, ma pärsia keelt ei tunne, mis loogika seal võib olla, tuli juurde, chai. Nii, ja Euroopa keeltes on siis niimoodi. Portugallased, kes olid esimesed suured meresõitjad ja kaupmehed, kes siis juba 16. sajandi keskel hakkasid siit Lõuna-Hiinast, nemad rajasid ju oma selle suure Macau koloonia siia Lõuna-Hiinasse, kus räägiti kantoni keelt ja hakkasid sealt teed tooma. Esimesed eurooplased, kes tõid teed. Ja loomulikult tõid nad kaasa ka teesõna. Et Portugal on ainukene Lääne-Euroopa keel, kus ei ole tee, vaid on cha. Nii. Teised suured kaupmehed olid siis hollandlased. Hollandlased, eks ole, nende baasid olid siin Java saarel, aga nad koloniseerisid ka Taiwani ja nemad hankisid teed siit Fujiani provintsist, kus oli lõuna-minni keel ja kus seda hääldati te. Ja sellepärast siis portugallased või hollandlased tõid sama staffi, aga nimi oli te. Hollandi keeles on te. Ja peamiselt siis nii Inglismaale, millest sai suurim tee armastaja maa Euroopas ja ka enamikus teistes Lääne-Euroopa keeltes, siis on see tee vorm erinevates veidi kirjaviisides. Inglise tea, kuigi inglise keeles siis rahva keeles kasutati ka char niimoodi kirjutati. Aga kirjakeeles oli tee. Tänapäeval see char vist on täna unustatud. Ei teagi. Nii, saksakeelne tee, kust meie oleme saanud oma tee. Vene keeles on siis chai, kuna Vene maale tee levis ikkagi mongolite ja türkide kaudu siit stepist. Ja Eesti on meil piiriala. Eesti kirjakeeles on tee, aga võro-seto keeles on tsai, mis on siis vene keelest. Mis on siis vene keelest tulnud. Nii, keda huvitab, jätke see meelde või need slaidid ilmselt kogu see loeng salvestatakse kusagil koos slaididega, siis selle lingi peal on tabel, mis on peaaegu kõik, igatahes tähtsamad maailma keeled, kus on siis kõik, kuidas see tee on erinevates keeltes. Nii et siis saate sealt juurde vaadata. Siin on siis, see kaart ka nüüd kaugele väga ei paista, aga on siis nooltega näidatud, kuidas need tee levik on olnud ja sulgudes on siin igal pool all, kuidas see hääldus siis on, kus on chai, kus on tee ja nii edasi. Nii, spread of the word for tea. Selline kaart. Nii ja üks väike kaart nüüd vahel, eks ole, kui me juba jõudsime sinna, et teest sai maailmajook 16. 17. sajandil, eriti 18. sajandil, siis siin on
teekultuurid üle maailma. Siin on 8 riiki erinevate värvidega, mis on siis peamised teejoojad maad. Ja ma ka leidsin täna või eile selle tabeli ja mulle suureks üllatuseks kõige rohkem teed inimese kohta aastas tarbitakse Türgis, mitte Hiinas. Mitte Hiinas. Nii et siin on 0 kilo, 2 kilo, 4 kilo inimese kohta üle 3 kilo. Päris palju teed. Me võtame 3-kilone teekott, katsuge ära juua. Ma ei oska öelda, ma ei ole kaalunud, kui palju mina joon päris palju teed, aga kas ma 3 kilo nüüd aasta jooksul ikka joon, seda raske öelda. Ja Inglismaa on teisel kohal. Inglismaa. Kilogramm, jah. Teepuru, jah, mitte teejooki kilos. 3 kilo sa jood 2 päevaga, eks ole. 2-3 liitrit, nädalaga kindlasti. See on teepuru, jah, kui palju sa jood ikka selles arvestatakse. Mis siis? Summa summarum ei tea, kas tuleb väga suur vahe. Summa, jah. Kvaliteetsem küll, aga ma ei tea. Türklased joovad peamiselt musta teed. Ma ei ole Türgis, ma olen ainult teemajas tellinud teed klaasiga, kus on valmis tehtud. Need on hirmus magus, aga ma ei oska öelda kvaliteetne, ei ole väga kvaliteetne. Nii. Siis 3. on Venemaa, eks ole. Venemaa, Jaapan, Saksamaa huvitaval kombel päris ees ja Hiina alles 6 inimese kohta. Jah, tehnoloogiad me ka hästi natukene või ma ei tea, on vist, vaatame jah, et Hiinas on küll see, et nagu Uudo väga õigesti ütles, et seal head teesordid on väga tugeva maitsega ja neist tehakse mitu tõmmist. Väga üksikud sordid. Üldiselt siin teeraamatus ma olen katkenud ette ka, kus ütleb, et näiteks tavaline uulung, et üle 3 ikka ei soovitata teha, siis ta ei ole enam tee. Aga mõned need puuõrri omad on küll, öeldakse 10 või rohkem. Igatahes mitu tõmmist, et see võib olla küll ka üks põhjus, et nad ei raiska nii palju. Me viskame kotikese sinna tassi ja siis viskame minema päevast, kui on 10 kotikest, võib-olla pea see 3 kilo siis täis ei saa. Niimoodi. Ja siis on India, Taiwan on ka. Igatahes selline küllaltki lihtsustatud ja piltlik kaart. Nii, ja nagu ma ütlesin, siis neid teesorte on tohutu hulk, aga 1, 2, 3, 4, 5, 6 on siis vist sellist peamist brändi, võib-olla mul mõni läks meelest ära või ma ei tea kõike. Aga nagu öeldud, siis kõige levinum Hiinas, kõige levinum ja kõige vanem on roheline tee. Nii et need brändid on ka siis teelehtede ettevalmistamise, kuivatamise, töötamise tehnoloogiate järgi, millest minul väga suurt aimu ei ole. Ma olen küll mõnes teefarmis käinud, ma näen, et nad seal kusagil neid kuumutatakse ja kusagil kuivatatakse, aga kuidas neil sortidel see täpselt käib, aga seda ma ei tea, sellepärast ma ei hakka siin rääkima ka, aga ka selle kohta on materjali. Nii et roheline tee on siis värvi järgi lüücha või vanemas kirjapildis Qingcha, mõlemad märgid tähendavad rohelist. Need on siis selline, võib-olla mõnes mõttes kõige, mis asi, autentne ei ole päris õige sõna, kõige värskemad korjatud lehed kuivatatakse, mõndasid sorti kergelt vist aurutatakse ka ja kuumutatakse, aga ühesõnaga nii, et seal ei toimu mingit seda fermenteerumist. Ilus, värske, roheline tee ja sellepärast siis ka tee värv on siis selline ele roheline enamasti. Kui jääb liiga kauaks tõmbama, siis ta läheb ka pruuniks ja mõruks. Aga need teed ei tohi kaua tõmmata. Roheline tee on 1 minut, 2 minutit, mitte rohkem. Tee esimene tõmmis, 1,5, teine tõmmis natukene kauem olla. Nii, siis on veel selline tee järgmine, mida arvatakse ka väga vana olevat, see valge tee. Loomulikult ta ei ole päris valge. Ta põhimõtteliselt on rohelise tee alaliik, aga erinevus on selles, nii palju kui mina tean, et see siis valmistatakse hästi noortest
teelehtedest peaaegu, mis ei ole veel päriselt välja arenenud, mis on sellised heledamad ja mingid sorti nimetatakse hõbenõelad. Sellised, mis ongi näevad välja nagu hõbenõelad. Meil siin üks mingisugune valge tee oli ka. See vist on vale karbi sees, aga muidu valge tee küll. See on ka valge tee karp. Nii, et ta ei ole väga valge, aga kui ta teha, siis jah, ta on kõige heledam. Siin on selline sort nagu kollane tee. Selle tehnoloogiat ma päris täpselt ei tea, nii palju kui ma nagu lugenud olen, et see on ikkagi ka mingid kollase värvi annab talle see mingi spetsiifilises arengustaadiumis olevad teelehed. See ei ole fermenteeritud tee veel. Nii, ja siis tuleb väga populaarne tee, rohelise tee järel vast Hiinas ja Hiina maades üks joodavamaid on uulungi tee, mida meil ka erinevates versioonides päris palju on ja mida tihti arstid ja seedimisnõustajad soovitavad, aitab seedimist kaasa ja põletab rasvasid ja mis on tõsi. Aitabki kaasa, diureetikum ja nii edasi. Uulung tähendab musta draakoni tee ja see on siis selline osaliselt fermenteeritud või kääritatud tee. Tehnoloogiliselt need uulungi sordid või uulungi valmistamine on kõige raskem. See peab väga täpselt jälgima, kuidas neid aurutatakse, niisutatakse, siis nad käärivad, siis tuleb õigel ajal see katkestada, kuumutada ära ja kuivatada, et see on väga tehnoloogiliselt rasked. Need on siis, värvi poolest on nad siis sellised rohelise ja mustade vahepealsed, aga uulungi erinevad sordid on ka väga erinevad. Kirjutatakse ka, et see mingi ligikaudse protsendi järgi, kui tugevalt või kui täielikult on toimunud see oksüdeerumine või kuidas seda nimetatakse, 30–80%. Milles on see allpool servas, need on sellised pehmed, peaaegu nagu roheline tee, aga hästi aromaatsed. Taiwanil on kõige paremad uulungi need mahedad, vähese fermenteeritusega teed. Meil siin üks sort oli ka Tungting tee, mida me jõime, see on minu isiklik lemmik tee, aga mõned sordid on siis sellised tumedamad, kus on suurem osa see teelehe staffi on siis oksüdeerunud, on hästi kirbed, tugeva maitsega. Tie Guanyin on siis üks uulungi brände, mille tõlge tähendab raudne Guanyin. Guanyin on budistlik bodhisattva ja siis see on saanud brändi nimeks, aga isegi see Tie Guanyin jällegi erinevates kohtades valmistatud võib olla nii peaaegu sellest maksimaalsest kuni väga mahedani välja. Minul maitsevad need mahedad uulungid, mida siis eriti Taiwanis tehakse. Taiwanlased ise on väga uhked oma teede peale ja ilmselt õigusega, et seal hakati tegelikult teed nagu tootma ja kasvatama alles 19. sajandil, aga et seal siis Sise-Taiwanis mägedes olevat ühed maailma kõige parimad tingimused teepõõsaste kasvamiseks, et sellepärast nad ise väidavad, et nende tee on kõige parem. Eks igaüks ütleb, et oma tee on kõige parem. Siis on pu'er tee, mis on üks selline väga spetsiifiline tee. Seda vist reeglina tehakse vanade teepuu lehtedest. Teepuu peab olema vana ja kuidas jällegi see tehnoloogia on, neid fermenteeritakse ja nad vist juba siis selle töötamise käigus pressitakse kokku, nii et need müüakse tavaliselt selliste kokku pressitud ketastena. Ja seal ei ole mitte ainult fermenteerumine, vaid seal toimib mingi bakter, nagu hallitusjuust, mingi bakter ja pärmiseened. Ja võt see on siis see tee, et see on mida vanem, seda parem. Mida vanem, seda parem. On niisugune värske tee on võib-olla 5-aastane, 10-aastane, 15-20-aastane. Ma mäletan, ja seda siis Lõuna-Hiinas eriti tehakse, aga mitte ainult Yunnani provintsis. Kunagi, kui ma seal viimati käisin, Dali linnas istusin teemajas ja siis vaatasin menüüst need pu'er teed. Umbes, tellid endale kannu, 10-aastane maksab, ütleme 15 juani kann, 15-aastane 25,
20-aastane 35 juani kann, nii et mida vanem, seda kallim. Ja need on hästi tugeva maitsega ja neil on, võib-olla kui sa ei ole harjunud, siis tundub, nagu oleks halvaks läinud või hallitama läinud niisugune harjumatu maitsega ära harjud, siis on väga hea. Ja need teed on siis millest võib teha palju tõmmiseid enne, kui maitse ära kaob. Ja paljudel teedel, uulungi teel on ka, me vaatame natukene seda tee valmistamise viisi ka, et esimest tõmmist ei peeta kõige paremaks. Uulungi teesid valmistatakse isegi niimoodi, et tee pannakse sisse, siis kuum vesi peale, esimene vesi loputatakse ära ja valatakse minema. Et need teelehed loputatakse ära ja siis alles pannakse tõmbama. Nii ja lõpuks on siis meile kõige tuntum must tee. Hiinas nimetatakse seda punaseks teeks. Mitte, et Hiinas oleks nüüd teist moodi, aga meie lihtsalt võtame värvi selle puru järgi, mis on peaaegu must, aga hiinlased võtavad valmis tee värvi, mis on punakas, pruun. Jah. Puu on üks ja sama, jah. Kõik need tohutult erinevad ja erineva maitsega teed tulenevad tehnoloogiast. See puu on üks sama liik. Eks need ka siis ma ei tea, kuidas need aretatud on ka mingeid lokaalseid sorte ja kõik, millisest saab paremini ühte või teist sorti, aga põhimõtteliselt üks liik, jah, nii on. Siin on siis väiksed näidised nüüd näha ka, et need näevad erinevat moodi välja. Nii et see mitmekesisus on tohutu suur ja selles orienteerumine, selleks peab olema väga hea spetsialist. Aga põhimõtteliselt on sama nagu Euroopas on näiteks veiniteadus, eks ole. Tohutud sorte. Mina lähen poodi, lihtsalt võtan sildi järgi, see on ilus silt, ostan selle veini täna. Järgmine reede vaatan, seda silti ma võib-olla näinud, võtan selle. On alati rahul. Kes teed ei tea, vaatavad ka, see on ilus teekarp, ma võtan selle. Mingi lõhtel ju on ka. Kui maitse panen palju suhkrut sisse ja küll läheb. Nii. Jah. Okei. Seda noortuaret ei saa osta, kui ta on juba nii vanad. No vot, need learning all the time. Meil oli küsimus, et kas siin koha peal on kastapuaari. Ja ma just käin näitan seda. Ja tegelikult sellist, kus on täiesti terve lähed, see maitsta seda, et see oli natuke eriline, ei olnud väga tavaline. Nii, me võime veel teha, jah, ega juttu jätkub kauemaks. Nii, viimased märksõnad ja slaidid, siis teekultuurist pidime rääkima, aga ega sellest kultuurist nüüd väga palju rääkida ei olegi, et me võime lihtsalt öelda, et eestlased on väga uhked, eks ole, eestlased ütlevad tihtipeale, et ega leib ei ole toidu asi, leib on meie rahvuskultuuri alus, eks ole. Nii palju asju on leivaga seotud. Hiinas võib öelda, et tee on kultuur. Nii et see praegune teekultuur kõikide nende tseremooniate ja hardusega tee suhtes, see on siis kujunud peamiselt Sungi ja Mingi ajastul. See on 12 kuni 16 sajand, jällegi mitte nii hirmus vana ja see on tõesti kompleksne, eks ole. Mis hõlmab siis tee kasvatamine, tee lehtede korjamine, tee valmistamine, serveerimine, joomine, seltskondlik tegevust ja kõik see on koos, eks ole. Kui ma hakkan teegurmaaniks, ma pean endale selgeks tegema, millises paikkonnas kasvanud teed peetakse kõige paremaks, eks ole, ma hakkan ostma neid teesid, ma tean, millises kohas valmistatud minu uulung, Tieguan uulung on kõige parem, ma pean tegema endale selgeks, õudselt palju asju. Nii, nagu veinisõbrad ja nii edasi. Ja siis kuidas siis seltskonnas seda etiketti peetakse. Nii, ja üldiselt ka Hiinas, nagu ma siin jälle veiniga oleme näiteks toodud, suur vahe on üldrahvalikul tavalisel tee joomisel. Lähed kuhugile teemajja, need teemajad tekkisid ka,
sellised 19. sajandil, võib-olla 18. sajandil, kus siis olid suured teemajad, kus kõik rahvas käis läbi, lärmas, sõi ja jõi ja möllas, aga eliidi teekultuur on olnud alati selline välja peetud, väga detailirohke. Nii et seda tuleb ka vahet teha. Ja siis see teetseremoonia nüüd kitsamas mõttes, kuidas teed valmistada ja kuidas seda juua. Eristatakse Hiina teetseremoonias siis 9 etappi. Kõigepealt nõude ette valmistama, sul peavad kõik alused ja asjad olema valmis. Siis teekann ja tassid tuleb enne tee tegemise algust kuuma veega või ära loputada. Nii. Siis vee keetmine. Erinevatel sortidel jälle veetemperatuur peab olema erinev. Mida tugevam see tee, seda kuumem tee. Need nõrgemad valge tee, õrnad rohelised teed, seal on isegi 70-80 kraadi, uulungi teed, puuer teed seal võib olla kuni 100 kraadini juba, aga mitte selline vesi, mis keeb kaua aega, mis see vesi peab ka võtma ära, kui ta hakkab mulli ajama, kui ta hakkab keema tõusma. Mitte kaua aega ei tohi keeta ja ei tohi juba kord keema läinud vett jahtub ära, hakkad uuesti keetma jälle ei kõlba. Ja jällegi allika vesi on kõige parem ja reeglid on õudselt palju. Siis teelehtede asetamine kanna. See on nagu öeldud, paljudel sortidel teelehed tuleb enne ära loputada kuuma veega. Esimese valame välja. Teed lastakse siis tõmmata laskmine, jällegi oma aeg, et mitte liiga kaua, mitte liiga vähe. Tee välja valamine. See käib ka mitut moodi, enamasti on see, valatakse serveerimisnõusse kõigepealt lehtede pealt ära ja siis valatakse tassi ja veel on mitmeid nüansse. Siis teetassid on jagatud või täidetud, siis serveerid ilusti, viisakalt, vaikselt ja tavaliselt hea toon näeb ette, et enne kui sa hakkad teed jooma, sa nuusutad seda, tõmbad aroomi sisse, valmistad oma sensoorsed organid ette ja siis hakkad niimoodi väikeste lonksudega jooma. Ja hiinlaste puhul on muidugi oluline, kui sa hakkad jooma, sa pead luristama. Lurinal peab jooma, et tee maitse tuleb paremini välja, kui see tuleb koos hapnikuga, õhuga. Ja teiseks see näitab seda, et sulle tõesti see tee maitseb, eks ole, kui sa niimoodi mokka otsast võtad ainult niimoodi see ebaviisakas täiesti. Nii. Ja sellest teetseremooniast, mul olid siin mõned filmikatkendid ka, aga aeg läheb, et ma filmi vist ei hakka vaatama, aga sellest eesti keeles ilmunud kuulus Hiina-Ameerika kirjanik Lin Yutang, see on kirjutanud sellise ilusa raamatu Elamise tähtsus, mis on Eestis ülipopulaarne, et on vähemalt 3 korda trükitud ja tal on selline peatükk siis ka teest. Siin ma loeksin mõned kohad isegi ette. Ta alustab sellise nagu üldisema asjaga. Ma ei usu, et inimkultuuri ja inimliku õnne seisukohalt oleks inimkonna ajaloos olnud rohkem tähendusrikkaid, eluliselt olulisi ja kõige otsesemalt jõude aja nautimist, sõprus, seltskondlikkust ning vestluskunsti soodustavaid leiutisi kui suitsetamine, napsi võtmine ja tee leiutamine. Ta hindab 3 asja. On teada, et ta ise suitsetas kõvasti. Siin ma leidsin pildi, kus on teedasse, aga enamasti on tal piipsuus ja jõi teed, aga siin samas raamatust ta ütleb, et alkohol temale ei sobinud, viina napsi ta ei võtnud, aga ta hindab, et see on olnud ja Hiinas on tegelikult eriti, tee ja alkohol on Hiinas, alkoholi tunti ilmselt laialt 1000 või 2 aastat enne kui teed, nii et see alkohol ja tee on konkureerinud, tangeajast on isegi selline natukene humoorikas teaduslik raamat, kus on siis Cha Chiu Lun, tee ja viina vaidlus, kus on siis üks tegelane on nagu tee ja teine on viin, kes vaidlevad, kumb on parem ja kumb on kasulikum. Nii, aga seda ei saa ette võtta. Kõigil 3 on ühisjoon. Esiteks nad aitavad kaasa meie seltsimisele teistega, teiseks nad ei täida kõhtu nagu toit, seega saab neid nautida söögiaegade vahel ja 3. kõiki neid nauditakse ninasõrmete kaudu, nad mõjuvad aistmismeelele. Nende mõju kultuurile on nii suur, et meil on restoranvagunite kõrval suitsetamisvagunid, tänapäeval enam ei ole, Euroopas vähemalt. Samuti on meil veinirestoranid ja tavernad ning majad. Vähemalt Hiinas ja Inglismaal on tee joomisest saanud seltskondlik tava. Nii, targutab väga palju, aga natukene siis nagu teest lähemalt nii.
nii, teed ollakse valmis nautima alles, kui ollakse ette valmistunud, puhastunud vaimuga, vaikse meelega, ümbritsetuna õigetest inimestest. Ollakse valmis teed nautima, sest nii nagu vein leiutati lärmaka seltskonna jaoks, leiutati tee vaikse sõpruskonna tarbeks. Tee olemuses on midagi, mis viib meid maailma, kus elu üle vaikselt mõtiskletakse. Oleks katastroof juua teed, kui ümberringi nutavad imikud või valjuhäälsed naiste ja poliitikast rääkivate meeste seltsis, ja samuti nagu oleks katastroof korjata teed pilvisel või vihmasel päeval. Nii. Kuna teed korjatakse selge päeva varasel kotikul, kui hommikune õhk mäetipul on selge ja läbipaistev ning lehtedel alles kaste hõng, seostub tee nautimine alati nõisusliku kaste aroomi ning puhtusega. Ja siis tee on äärmise puhtuse sümbol, kuna nõuab valmistamisel pedantset puhtust. Alates korjamisest, kuivatamisest, säilitamisest kuni tõmbama panemiseni ning joomiseni. Vähimgi kokkupuude rasvaste kätte või rasvaste tassidega rikub selle kergesti. Järelikult on õige nautida teed atmosfääris, kus inimese silmist ja mõttest on eemale peletatud suurustel soov või isegi mõtte luksusega. Nii et kui te teete teed, ärge võtke näpuga mitte kunagi. Hiinlased võtavad ka spetsiaalselt puulusikakest, isegi metalllusikati soovitate, või pulkadega, rasvaste näppudega, ärge minge tee kallale. Ja tassid peavad olema ideaalselt puhtad, kuuma veega enne veel üle loputatud ja soovitatakse mitte rätiga kuivatatud asja. Panna ilusti kuivama, kui sa oled ära loputanud. Noh, siin on veel ühte ja palju. Nii. Ma ei hakka lugema, siin on ka, kuidas seda siis vanaaegselt tehti. Tavaliselt asetatakse pliit akna alla ja tehakse sinna äge puusöötuli. Peremees, kes hoolitseb tule eest ja jälgib teekattest tõusvat auru, omandab erilise tähtsuse. Ta siin ütleb, et vanasti, eks ole, et peab olema, kui seltskond tuleb teed jooma, siis peab vähemalt 2 teenijapoissi olema, kes seda teed teevad. Aga kõige õilsem on see, kui peremees ise teeb teed ikkagi. Ja see peab seda auru jälgima ja nii edasi, nii edasi. Nii, ja siis jah, kansab tühjaks ja värske veega täidetakse teekatel, pannakse uuesti tulele, valmistades järgmise kannutäie valmistamiseks. Siis, nagu öeldud, siis teist tõmmist peetakse üldiselt kõige paremaks paljude sortide juures. Ja siin on selline nüüd, mis tänapäeval kõlab jällegi natukene meie mõistes täiesti talumatult, võrreldakse teed naistega või tütarlastega. Nii. Kui täpne olla, siis teist kannuteid peetakse parimaks. Esimest kannu võrreldakse 13-aastase tüdrukuga. No, meil läheb niisuguse mõttegi eest vangi kohe, kus ei saa mitte mingisugust teed. Teist tõmmist võrreldakse võluva 16-aastasega ja 3. naisega. Teoreetiliselt peetakse 3. tõmmist samadest lehtedest asjatundjate poolt lubamatuks, aga tegelikult püüab ju mees edasi elada ka naisega. Nii, miks mitte siis 3. tõmmis. Nii, ja siis on veel seda, et loomulikult räägime me praegu teest, mida joovad asjatundjad, mitte sellest, mida tavaliselt serveerivad poepidajad. Niisugust täpsustes oodataga juttu on tervest inimkonnast, kui teed tarbivad liitrite kaupa kõik tulijad. Nii, ja siin on veel väga palju ja ma loen ühe sellise veel, siit on ühest klassikalisest teeraamatust siis võetud ka, et millised on õiged hetked tee joomiseks, kui sinu süda ja käed on jõude, väsinuna pärast luule lugemist, kui su mõtted on häiritud, kuulates laule ja laulukesi, kui laul on lõppenud, puhkepäeval oma kodus, džinni, seda keelpilli mängides ja maale vaadates, hilja öösel vestlusega haaratud olles, puhtusest särava akna ja koristatud töölaua juures, võluvate sõprade ja sihvakate konkubiinide seltsis, tagasi tulles külas käigud sõprade juurde, kui päev on selge ja maheda tuulega, kui sajab kerget vihma, värvitud paadis väikese puusilla juures. Pidage meeles, värvitud paadis, värvimata paadis, ärge hakake teed jooma. Kõrges bambuse metsas, suvepäeval paviljonis vaatega lootustele, kui oled väikeses ateljees lõhna küünla süüdanud, kui pidusöök on läbi ja külalised läinud, kui lapsed on koolis. Vaikses eraldatud templis, kuulsate allikate ja maaliliste kaljude juures, millal ei peaks tööd jooma, tööl, teatrietendust vaadates, kirju avades, tugeva vihma ja lumesaju ajal, pikal veini joomisel suures seltskonnas, dokumente läbi töötades, kiiretel päevadel, üldiselt tingimustel, mis on vastupidised ülal loetadu. Nii, et siin on, saab seda leheküljed on siin antud, et siit on väga teravmeelseid mõtteid tee juurde.
see teetseremoonia, mul on siin üks filmikene ka, aga ma alguses vaatasin, siis kuna aeg saab varsti täis, siis seda filmi ei vaata. Ja siis selle peene tee joomise juurest tuleme siis teemaja traditsioonide juurde, mis Hiinas on nii-öelda see rahvalik tee joomine, kus on vastupidiselt sellele, mida ma siit praegu ette lugesin, kus on hästi suured, siin on üks pilt, sellised tihedalt rahvast täis restoraanid, kus siis lihtrahvas käib teed joomas, aga mitte ainult lihtrahvas, need said hästi populaarseks 19. sajandil. Ja ka eesti keeles on siis üks ilukirjanduslik teos, kuulsamaid näidendeid Hiina kuulsad kirjanikud Lao She teemaja, kus siis tegevus toimub ühes sellises teemajas 50 aasta jooksul, 3 vaatust. Esimene vaatus on 19. sajandi lõpuaastatel, teine vaatus on kuskil 1920, kolmas vaatus on 1949. Ühed ja samad tegelased. Ei, vahepeal on uus põlvkond ka tulnud, aga peategelane on üks. Ja siin on ka väike kirjeldus, kuidas see teemaja siis selle 19. sajandi lõpuaastatel välja näeb. Nii. Selliseid suuri teemajasid enam ei ole. Tähendab, kirjaniku eluajal ta kirjutas selle 1950-ndatel. Sel ajal enam ei olnud. Aga mõnikümmend aastat tagasi oli igas linnas vähemalt üks. Siin pakuti teed, kergeid suupisteid ja ka tugevamat kehakinnitust. Laululindude pidajad astusid iga päev oma lemmikutega jalutad siia sisse. Hiina härrasmehed tegelesid linnukasvatusega, kanaarilinnud ja muud, ja need puure veeti kaasas, mindi teemajja, siis võrreldi ja kaubeldi lindudega ja niisugune harrastus. Tuli puhkama ja teed jooma ning lasid oma rästastel ja kanaarilindudel võistu laulda. Siia tuldi ka nõu pidama ja kaupa tegema. Tollal tuli ühtelugu ette tänava jõukude vahelisi tülisid ja lööminguid, kuid enamasti saadeti siis mõned osaldusmehed tülipoolte vahel rahu tegema. 450 löömameest kogunes kokku ja selle ajal, kui vahemehi üksipulli asja arutasid, joodi teed, söödi hautatud lihaga nuudleid, mis oli teemajade põhiroog, ning peagi said sõjakirved selleks korraks jälle maha maetud. Üleüldse oli teemaja neil päevil ütlemata tähtis koht. Kas oli asja või ei olnud, ikka tuldi siia tundide viisi mõnusasti aega viitma. Nii. Aga lugege seda näidendit, siin on siis ka erinevatel ajastutel, kuidas teemajades lugu oli. Ja see interjöör on küll, ma otsisin, aga sellist vana teema ei ole, see on tegelikult mitte Pekingi teemaja, millest räägib see näidend, vaid Lõuna-Sichuani teemaja ja see oli üks pildiseeria, kuna seal olid Mao Tse-tungi pildid, olid juba seina peal, siin on suhteliselt uued, et seal lõunas on siis selliseid teemajasid veel. Ja sellest teemaja näidendist on ka film tehtud, ma mõtlesin alguses stseene näidata, aga kuna aeg saab otsa, siis jätame selle vahele. Ja siin on mõned siis eksterjööri ja interjööri pildid, kuna see Lao She teemaja sai väga kuulsaks, siis kuskil 1980-ndatel vist juba Pekingi kesklinnas avati selline turistlik toretsev koht nimega Lao She teemaja, kus siis see on uks, see on siis foyer, kus on Lao She kirjaniku kuju. See interjöör on, see on hästi suur, siin on siis lauad, kus ümber istutakse, pileti peab broneerima nädal või 2 ette. Kui ma seal käisin, siis seal olid ka sildid, kes seal oli olnud, Ronald Reagan oli seal käinud kunagi ja ma ei tea, kes veel presidendid kõik, et sinna veetakse. Ja seal on siis tavaliselt mingi tunnipaarine etendus. Lin Yutan kirjutab, et teatritenduse ajal ärge teed jooge, see on just etenduse ajal teed juua, et see on selline nii-öelda tänapäevane kommertslik turististunud asi. Nii, mina sellega lõpetan. Nüüd ma olen kõik aja ära kulutanud, et ma lootsin, et Ilona räägib ka natukene oma tee kogemusest, aga kui sa lühidalt räägid, muidugi sa pilte saad panna või ma panen oma. Ma ei tea, kas te jaksate veel kuulata. Jaa, jaksame ikka. Me oleme teed joonud ja meil ei tule uni peale üldse. Ja siis tegelikult tõesti seda päris vana puvarit ütlema, aga see oli meil ebapäev, see oli teistsugune puvarit, see oli kiipannud, aga võib-olla paneks siis seda siia panna seda tumedat ka veel. Siia. No ma panen ja sina räägi, ma siis teen seda. Nii. See klassikaline puuärr on, nad on tegelikult suured kettad, aga mul on tükkideks tehtud selline hästi tihedalt koos.
Oi. Ja, ma nii kohe võtangi lahti oma faili jättu. Et siin veebis, osa rahvas veebis ja siin on elav arutelu, räägivad omavahel, mida keegi joob ja joovad teed. Aga keegi on küsinud, esitanud päris pika küsimus. Filosoofilist lingvistiline küsimus tee nimetamise kohta. Kunagi sattusin ühe suure teejoojast botaanikuga vaidlusse, kes ikka kindlameelselt tajus, et teeks peaks nimetama ainult teetaimest tehtud joogi ning seda ei tohiks laiendada näiteks nendele jookidele või teha raudrohust või piparmündist teed. Kuidas neid teisi teesid siis võiks nimetada? Kas piparmündi jook? Meenub isegi viimatine absurdseks minev seadus, mille järgi ei ole enam olemas kookospiima või kookosjook. Ja kuidas hiinlased teistest taimedest tehtud teesid nimetavad? Minu isiklik seisukoht on, et nimetame rahulikult teeks. Tee on jook, mida tehakse taime, lehe või ka kuivatatud puuvilja tõmmisest ja tooksin täpselt see analoogia nagu see piimakampaania, et ikkagi mõistlikud keeleinimesed ütlesid ka, et piim on valge ollus, meil on rahulikult seenepiim ja võilillepiim ja mitmetel taimedel, miks see võiks olla kaerapiim või kookosepiim ja tee ka. Minu teada ikkagi hiinlased kasutavad seda cha-märki ka muude teede jaoks, panes sinna ette siis mingeid liiteid. Täpselt sama nagu veiniga, kas me keelame mustast sõstrast ja vaarikast tehtud veiniks nimetamise ära või et öelge sellele botaanikale, filosoofile, lingvistile, et tee on tee ja kõlbab selle taimede, muude taimede teele ka. Ja aitäh! Veel on vist. Inglise keeles kutsutakse vahetevahel selliseid teid, mis ei ole ka Miljasinensises tehtud disaaniks. Disaan? Tisane. T-I-S-A-N-E. Tisane. Ja. Ma ei ole kuulnudki, pean tunnistama, aga näiteks mõnes slaavi keeles, Poola, Valgevene ja seal keeles on ka tavalise tee nimi on herbata. Ta on nagu sellest teest ja herbata. Nii et jah, varianti on, aga see ti on ikkagi olemas selles sõnas. Kui Hiinas teisi taimi keedetakse, siis selle nimetatakse tang, nagu supp. Kindlasti kohe, mitte cha. On küll, jah. Tang on, see ongi see vahe. Cha on spetsiifiline, see on tõmmanud asi. Tang on keedetud. Kui me teeme, ma ei tea, piparmündist või pärnaiest teed, aga me ei keeda minu meelest neid. Ikkagi tõmbame. Mina küll ei keeda. Nii et hiina keeles on jah spetsiifika, see tangid on need asjad, mida keedetakse, olgu siis puljong, lihapuljong või mingi taimepuljong, et vahe on, aga ega ma ise väga spetsiifiliselt ka ei jaga, tuleb hakata uurima. Kuna aeg on tegelikult hiline ka, siis ma arvan, et ma ei räägi midagi keerulist kellelegi ja ma täiendan lihtsalt mõnda mõttekäiku, mis siin oli ja mul ei ole väga midagi muud peent näidata, kui mõned pildid, et need pildid, sellest oli juttu, sellest väga kõrgest teepuust, et see tõesti on siis Weibao Shannis, Yunnanis ja see on 18,8 meetrit kõrge. Et siin on pilte sellest puust ja ma sattusin sinna siis, kui see puu õitses just, mis on väga haruldane aeg ja sinna muidu lubatakse ainult parteilasi ja ärimehi, aga kuna ma olin välismaalane, siis mind lubati ka sinna hoovi peale vaatama, see oli üks Tao klooster ja see puu siis nägi välja selline, seal on tõesti näha neid õisi ka siis ja sain juua ka selle puulehtedest tehtud teed ja mis te arvate, kuidas see maitsab? Et ma isegi ei küsi, kas hästi või halvasti, vaid selles on midagi väga spetsiifilist. Ei.
et see on täiesti soolane, sest need juured on niivõrd sügaval, et see maasool kõik, see oli väga-väga huvitav, ma sain aru, et see oli väga suur au, aga see tõesti oli nagu selles mõttes teesoolaga. See on Yunnanis, selle koha nimi on Wei Bao Shan, mul on siin üleval ka, et siis Wei Bao asula lähedal, mille nimi on ka Wei Bao Shan, mis on Dali linna lähedal, Yunnani piirkond. See on üks õis, mis oli siis selle puu poeg, nagu mulle selgitati, siin on natuke rohkem siis ka see samamoodi. Et siis jah, see tee põõsas tekitas selle koha peal. Siis ka millest juttu oli siin veel, oli siis Tieguanjinist. Tieguanjin minu jaoks on alati seotud Fujianiga tõesti ja ma ütleks, et need Fujiani inimesed ütlevad, et see ei ole Ulung, vaid see on Tieguanjin, aga see on just see nagu selline oma identiteedi avamine tee kaudu. Et siit need pildid on siis ühest Fujiani teefarmist, kus puhtusest oli kõik väga kaugel, aga tee oli suurepärane, see asus ühes vanas tuulaus, see farm, siis need tuulaud on need ümmargused majad, eks ole, kollektiivsed majad, niisugused, kus mul ei ole vist ühtegi korralikku piltidest, aga põhimõtteliselt need pildid on sellised, nad olid sellised suured ümarad ehitised, kus siis tegelikult elas kogu kogukond või nagu umbes üks küla, aga see oli siis maha jäetud ja sellesse oli siis oma elukoha rajanud siis see teefarmi pidaja ja need olid siis tema tee põllud või mäed või ei teagi, kuidas seda öelda, neid oli siin juba näha ka. Seda tuulaud, see ei tundunud tuttav, eks ju, et see oli siis niisuguse tohutu kõrgete seintega, kus siis muidu elab siis palju peresid erinevatel korrustel, kõige nooremad elavad kõige kõrgemal, kõige vanemad kõige madalamal ja siis keskel on selline kogukondlik koht, kahju, ma ei pannud ühtegi seda üldist pilti. Ja see on siis jah, see Tieguanjini maa, kui ma mõtlen, et see Fujianist tuli tee Euroopasse, siis miskipärast ma arvaks, et see on midagi sellist esimest nagu pigem, mis siis on tulnud, aga nii kindel ka ei ole. Ja Yunnanist siis veel, et muidugi neid puari kohti, et siin on siis ka nüüd üks variant puar, et puar ei pea siis alati olema ainult sellises ümaras kettas, vaid ta võib olla igasuguses erinevate kujudega kettas, et see väike ketas, mida ma teile näitasin, on siis pigem niisugune nagu ebaharilik 357 grammi on see tavaline puari ketas, mis on selline umbes nii suur. Ja siin sattus nüüd olema üks kandiline väga peen, mis ekstra minu jaoks lahti tehti, mis oli umbes 30 aastat vana, mis oli tõesti väga hea, et ma ei maganud 2 päeva pärast seda. See oli see väga armas teepoe pidaja, kes siiamaani nüüd ka 2 aastat ei ole saanud, aga saadab mulle igal aastal teed lihtsalt sellepärast, et ma pärast seda kõndisin 35 kilomeetrit ühele saarele ja siis helistasin talle sealt ja ütlesin, et ma olen siin. Ja need on siis sellised, ma alati naeran, et kõik oma plastmassinad saadavad meile, aga ise nad kasutavad väga selliseid looduslikke, et see on üks teesõel, ma mõned võtsin kaasa ka, et see on siis kõrvitsa, eks ole, meil kasvavad ka, kõik võivad ise teha. Et sellised, nad on seal laua peal ka, kui tahate vaadata, või siis bambusest, et need olid seal Yunnanis väga levinud, mulle hakkasid väga meeldima, et tõin neid endale ka ja siis on siis ka mõned puari pood, siis, kus on need sellised puari tooted. Siis muidugi need ei ole söömiseks, aga see oli kõige suurem, mida ma elus näinud olen, et terve poe või siis see käigu suurune. Siin oli veel siis seda. Need olulised loomakesed, kellele sa siis pead alati enne seda teed andma, kui sa oled oma külalistele neid pakkunud. Ja seal Yunnanis ma olin siis Kunmingi lähedal ühes Wudingi linnas, kus ma olin siis ühe kunstkirjutaja peres külas.
ja nendel oli väga tore, see on tema töö juures tee joomise koht, aga nende kodune tee joomise koht nägi siis selline väga klassikaline välja, mis oli siis sellest spetsiifilisest kännust, eks ole, tehtud, et see kõik on siis teelaud, vist väga head pilti ei olnud, milline see tervikuna, no ikka, et siis selline laud, mis siis kuhu siis need teetassid ja kuhu siis vahele alati pidi annetama enne igast kannust natuke teed loodusele tagasi, et siis tee tuleks alati meie juurde järgmised korrad ka. Ja selline väga armas pere. Tee joomine käis siis niimoodi, et kunagi seda ei joodud lõuna kõrvale ega ka vahetult peale lõunat, eriti lõunapoolses Hiinas siis enamasti siis peale lõunasööki magati ja teed siis joodi tavaliselt kas tund või 1,5 pärast lõunasööki, kui oli ka juba väike lõunauinak ära tehtud ja see teed ei joodud, need pered ei käinud väljas teed joomas, et see oli ikkagi enamasti selline kodune sõbralik üritus, nii nagu Lin Yutangki kirjutab, et parimate sõpradega. Aga muidugi need on mõned pered, keda ma külastasin, et Hiinas elades ma õppisin ära, et mitte kunagi sa ei tohi öelda Hiina asjade kohta tavaliselt, sest siis on juba selge, et sa ei tea mitte midagi. Ja siis teine tore perekond, keda ma külastasin, oli siis Guilinnis, mis on siis veel lõunapoolsem provints, kus olid sellised rohelised teed, mille kohta nad ütlesid, see on meie roheline tee, mida siis, mis näeb välja küll natuke nagu Longjing ja kuhu pandi siis ka sisse näiteks bambuse tükikesi maitse parandamiseks või kui sa olid natuke väsinud, et siis sa võisid juua veel midagi, et siin on hästi näha see selline värske, siis oli selle pere sõpradel oli oma teepõld, nad ei olnud mingid farmerid ega midagi, aga see nende roheline tee tuli siis sealt sõprade farmist, et see oli selline, nagu nad ütlesid, meie kohalik tee ja ka neil oli siis kodus niisugune, kuna see on ka tegelikult Puari piirkond, et siis ka selline oma kodune Puari lauake ja kannud. Ja täpselt sama stsenaarium oli, et söödi selline rohke lõunasöök, siis magati natuke ja siis tuli siis selline 1-2 kestev tee joomine. See on siis see piirkond siis seal ja mul oli selline rõduga tuba, kus ma siis vaatasin sellist mäge ja jõin teed, et üks selline õige tee joomine Lin Yutangi järgi ka. Ja Pekingi kohta ka see Laose teema ja seal ma olen ka käinud, see oli väga huvitav koht, aga see on ikkagi väga turistide koht, et see ei ole vist enam päris. Siin on üks teine Pekingi teemaja, mis on selline poolkinnine teemaja, kus siis on ka seda tseremooniat näha, et siin meile siis tõesti pakuti kõigi tseremoonia reeglite kohast teed, mis oli väga mitte midagi ütleva maitsega, ausalt öeldes ei meeldinud mulle eriti, et tegelikult siis Põhja-Hiinas ju tee ei kasva ja seda küll juuakse palju ja tuuakse lõunast ja inimestel on kas siis oma vennapoja farm või et seda ikka tuuakse ka mitte siis sellist ainult klassikalisi, aga see tee joomine on natukene nagu võib-olla teistsugune, et see, mida ma tahtsin tegelikult näidata, et kui ma mõtlen Pekingi tüüpilise tee joomise peale, siis see, mis mulle meenub, on see, et igal inimesel on selline termos, mille välimus hästi tihti peegeldab tema identiteeti mingil määral, taksojuhtidel on teatud tüüpi teetermosed ja nii edasi, et selles on siis selline sõel, see teepuru käib siia põhja ja sõel siia peale ja siis terve päev täidetakse seda pudelit. Selle jaoks on kõigis avalikes kohtades veeautomaadid, kust talvel tuleb 100-kraadist vett ja suvel tuleb 80-kraadist vett ja siit siis lastakse lihtsalt endale siia vett peale. Võib-olla neil on mingi varu taskus ka vahel, ma ei tea, aga enamasti siis päeva jooksul sinna, siis ma arvan, seda mingi 4-5-6 korda täidetakse, et see on see lihtsalt selline minu Pekingi tee kogemus, et see ei olnud enamasti nii kohutavalt peenne, et nendel aladel ikkagi, kust
kust tee pärit on, tundus see mulle palju ehedam ja nagu originaalsem. Aga muidugi on need Pekingi teemad kõik väga peened ja seesama needsamad instrumendid ehk need kändudest valmistatud lauad ja toolid ja sellised. Nii, ja siis viimaseks võib-olla midagi siis sellest ka, oli juttu siis ka Tiibetist, et see on siis Kandingi linn, mis on siis Sichuani alal praegu, aga endine Tiibeti ala, mis on olnud üks siis kogu sellesse läände suunduva kaubanduse niisugune sõlmpunkt, lihtsalt sealt saab läbi ahelike vahelt. Ja see on siis see tüüpiline Tiibeti tee ja see on siis niisugune puuartüüpi tee, mida juuakse võiga. Ja pakitud on ta sellisesse formaati selle tõttu, et seda siis, see on üks kuju, ärge kartke, et üks väga lihtsalt nagu, et seda siis transportisid sellistest kohtadest, kust kaameli ega mingi muu transpordiga läbi ei saanud, siis kohalikud mehed seljas läbi, et siis järgmises kohas tuldi siis jälle tulid kaamelid vastu. Ja nad väidavad, et ka nende järeltulijad näevad siiamaani välja, nende kehakujud on moondunud selle tõttu, et sellega teeniti tohutult raha mingitel perioodidel, et seda teed niimoodi seljas läbi nende ahelike pilude sealt kanti. Ja ma olen nii suur teefänn, et ma olen kunagi üritanud ka ise siis väga legaalselt seda teetaimi Eestisse tuua ja neid kodus kasvatada, aga see lõppes kurvalt, et tegelikult seda ikkagi saa teha, ükskõik kui palju sa ei ürita, sest tõesti, nii nagu Märt ütles, et see nõuab spetsiifilist kliimat, et see temperatuuride vahetus on esimene asi, mida sa ei suuda neile tagada, eks ole, et öösel saab talle lumi peale ja päeval on 30 kraadi sooja. Et kui ma kõige kauemini elanud teepuu elas 3 aastat ja kasvatas 7 lehte. Nii et kuigi edukas ma sellega ei olnud, aga et võib-olla keegi on, ma ei leidnud üles, mul on kusagil veel hunnik teeseemneid ka, millest ma ka üritasin ajatada, aga see ka ei õnnestunud. Et kuigi nii nagu jah, paljudel Hiina maainimestel on siis oma väiksed teepeenrad või siis lihtsalt mõni teepuukene hoovi peal õitsemas, et siis Eestis seda vist väga lihtsalt luua ei saa. Et jah, et kui on selline hea tore elamine, siis kasvatad mõne teepuu ikka. Ja ma arvan, et jah, rääkida võib veel igasugustest asjadest, aga kell on palju ja et kui te nüüd olete hästi teed nautinud, siis uni teil võib-olla veel ei tule, aga kõik tahavad ikka juba koju minna. Aga ma vastan ka mõnel küsimusele, kui keegi jaksab siin veel olla ja küsida midagi tahab. Mina tahtsin küsida, et kui Eestis vaadata poodides ringi, mida järgi sa oskad otsustada, milline on hea tee, mida siis ostada? Mul on täitsa vale adressaat, sest ma ei osta Eestis teed üldse, et ma ei ole tõesti. Mõned inimesed ütlevad, et on olemas Shadow teepood, kus saab midagi tellida ja sellega ma olen selline tore kogemus, et kui mu Hiina üliõpilased õppisid siin magistrantuuris Tartus, siis me tahtsime teha sellist nagu ka teeõhtut ja üks Tartu restoran oli ka nõus seda korraldama ja siis nad tellisid näiteks sealt Shadow teepoest 3 teed ja siis kui mu Hiina üliõpilased seda esimest teed maitsesid, siis nekutasid natuke, et puuvesi. Ja see lõppes nagu selles mõttes, et nagu see restoran ei olnud huvitatud sellest, et nemad ei saa nagu mingit kasu sellest, et nad nii-öelda müüvad kellegi Eesti äriettevõtja kaupa ja me ütlesime, et me võime lihtsalt oma teed tuua ja nagu tutvustada inimestele, aga see ei olnud nende huvi. Et ma tegelikult ei osta Eestist teed väga ammu ja ma käin linnas ka nii, et mul on oma tee taskus, nii et või siis sellega, et ma ei oska öelda. Et ma olen alati öelnud, et mul on võib-olla praegu mõned teed, mis mul on veel sellest ajast, kui ma elasin Hiinas, on 4-5 aastat vanad, et need on, ma arvan, ka värskemad kui need, mis siit Eestis saab, et ma ei oska reklaami teha.
ma joon taimeteed väga palju ja igasuguseid ja mul ei ole midagi selle tee nimetamise vastu teeks. Ja Junnanis muidugi ma kustutasin ära need pildid, sest ma teadsin, et Yunnan on ju kohvipiirkond. Elu kõige parem kohv tegelikult, mida ma olen joonud, on olnud Hiinas Yunnanis tellitud värske kohv. Ja see Yunnani piirkond ise, kus on kõrgel mägedes kohviistandused, mis on väga-väga head. Yunnanis juuakse kohvi, Pekingis juuakse lahustuvat kohvi, mis ei kõlba kuhugi, aga see Yunnani kohv on väga maitsev ja tegelikult juuakse ja Xiamen on teine Fujiani pealinn, kus siis Taiwaniga koostöös igasuguseid erinevaid kohviliike ja nad ka väga palju Yunnanis tellivad, aga nad töötlevad siis neid erinevaks. Selline küsimus, et kas tuleneb Hiinas, Hiina on meil lai maa, eks ju, aga kas tee tuuakse ka mingite lisanditega? Näiteks, et Jaapanis on genmaitsa tee, rööstitud puuniriisiga. Ja, on küll see, ei saa seal piirkonna nime praegu öelda, mis on siis selle Hiina, Mongoolia ja siis jah, õhtu on juba. Ühesõnaga Loode Hiina, kus on siis üks Xi'an, kus on seesama pruuniriisiga röstitud tee või siis ainult pruunriis, siis on tatar, mis käib juurde, röstitud tatar rohelisele teele. Ja siis on need piirkonnad, jällegi ma panin valmis, aga ma sain aru, et ei jõua, kus juuakse siis neid erinevaid piimabaasil teesid, moslemite piirkonnad, siis Mongoolia, kus juuakse lambarasvaga musta teed. See oli mu kõige kohutavam teelaam. Hiinas, kus suure poti põhjas alguses oli nagu hästi kõik, aga siis kui need pekitükid hakkasid sealt põhjast tulema, tuli lihtsalt, et selline suur pada, mis keeb tulel ja tuli käib need üle ja kõik on väga hästi. See on kõige levinum lisandiga tee, mida on meil ka saanud, on jasmiinide. Jasmiinide. Ja. See on igasugust enda lisandteed prototüüpist. Kuigi jällegi niisugused lõunatee sõbrad seda ei. Esimesi kogemust Hiinas on rongiga, kus on heas kupees, mingite Hiina pealkirjad teiste köös kupees ja ma olin algaja, ma elasin Põhja-Hiinas, ma olin oostatud teedele kaasa, siis purkustada jasmiini teed, niimoodi ma hakkasin kaasa teed jooma ja mis ma jooksin. Korista ära, me anname sulle teed. Sõna ländsid seda lumpsingi teed, mis oli hästi lummav ja ühesõnaga, et lõunahiinlaste see Põhja-Hiina jasmiini teed ei ole rämpsed. See on see prototüüp, et kui sa oled välismaalane ja sul hakatakse teed pakkuma, seda arvavad, et sa tahad jasmiini teed. Aga siis on meil ka muude liitedega. Krüsanteemid. Läheb pumas vees lahti ja... Kell on nii palju, mul tegelikult seal kotis on neid ka, ja tatlid käivad tee sisse, eks ole ka, aga et selliseid segusid nagu meil need, mis ära segatakse nagu erinevad rohelised ja mis veel kokku pannakse, neid küll ei ole, et see on ikkagi mingi lääne variant. Mina ei ole kohanud, aga muidugi ma ei ole ka terves Hiinas käinud niimoodi. Aitäh. No ei, näiteks, et eri teeliigid nagu meil, kui te lähete kuskile, kus on need peened purgid, eks ole, mis läbi paistavad, saate valida, millel on mingid erinevad nimed, eks ju, seal on tegelikult erinevad tee, näiteks rohelise tee sordid, jasmiin, mingi lill kokku segatud, et selliseid asju. Taimede segud jaa, aga mitte just nagu erinevad sorti rohelised teed näiteks kokku pandud või siis mingi lill sinna veel juurde, et seda ma ei ole näinud. Jah. Ja, kojimarjad, tatlid, sellised need lisandid käivad ja
ja siis need pudelid, nendes on ka, et ta ütleb tihti näiteks seda, et mul on seal see tee, mida mul täna on vaja ja siis sinna on vahel mingi mari juurde pandud või midagi sellist, et mis on nagu tervisele kasulik. Aga see on igaüks ise segab endale, mitte nii, et poest valmis osta. Aitäh! Oi, aitäh! Oi, kui tore. Jaa, mul oli täpselt see tass oligi mul puudu. Aitäh! Et ma olen siin, kui keegi tahab küsida, aga ma arvan, et paljud tahavad ära minna, et need suudavad ikka olla sellised, et ma ei leia üles. Nupp, kus see peab välja levitama. See on tõeline salanupp.